Nii et see märksõna on siin sellel webinaril, et ole teadlik. Kui ühe lausega kõik kokku võtta, siis ole teadlik. Mind ei huvita, kas sa oled tark, kas sa oled loll, kas sul on koolis 2-3, kas sul on 4-5. Absoluutselt ei huvita. Küsimus on selles, kui teadlik sa oled. See, kas sul on hea mälu, kas sul on halb mälu, kas sul on see. Küsimus on, kuidas sa käitud õpetajatega, kuidas sa käitud oma vanematega, kuidas sa käitud oma sõpradega, kuidas sa elad, kuidas sa käitud oma trennikaaslastega. See on küsimus. Mind ei huvita see, mis su hinded on. Mind huvitab see, milline sa oled inimesena koolis, koolist väljapool, mis on sinu kvaliteet, mis on sinu hinge potentsiaal, kes sa päriselt oled. Ma ütlengi, TikTok on samasugune infovahetuskanal, nagu on ka, samasugune ei ole, nad on natuke erinev, aga selles mõttes sama nagu Facebook või Instagram. Ma tean inimesi, kes TikTokis vaatavad sellistel algoritmidel igasuguseid asju, nagu umbes mina räägin oma creatori grupis või oma ajajoonel asjadest. Ja tal on TikTokis jooksevad lihtsalt sellised algoritmid, ta saab sealt väga head infot ja seda on võimalik saada. Aga kui sul algoritmid töötavad selliselt, et ta toodab sulle ainult mingit pahna seal, mingi tajupesu, no siis sa näedki, ta viskabki sulle ette ainult seda. Et hästi minimaalse ajakuluga vahest seal olles mingid kasulikke trikke, infot, retsepte, kõike sealt saab. See ei ole nagu küsimus. Et asi ei ole ju otseselt üdini halb. Lihtsalt, kuidas sa seda kasutad, millise otstarbeks seda kasutad. Et see on selle asja mõte. Nagu ma mainisin, et ega me 100% lõpuni, me peame kuskilt ka usaldama, 100% lõpuni kaitsud, me ei ole mitte kuskil niikuinii. Aga meil on alati olemas, ma ütlen, kui me teeme õiget asja, oleme hingeseadid, meil on alati ka ülemised toetajaskond. Ja selleks, et mingisuguse väga suure kurjuse otsa sattuda, peavad mingid ajendid olema. Et ta niisama nagu lambist ei tule. Ja lihtsalt tegeleda oma asjadega, hoida oma fookus, hoolitseda ja aidata oma pere. Ei pea ilmtingimata mõtlema mingisugusele maailma parandamisele, maailma päästmisele, et keskenduda iseenda asjadele, et siis on kõik hästi. Siis ei pea millegi pärast muretsema. Mis te arvate koolist ja haridussüsteemist? No sellest haridussüsteemist ja koolist ma ju tegelikult päris palju siin ka rääkisin. Et seal on tohutult asju, mis jäetakse rääkimata. See on see probleem. Et okei, need algteadmised, liitmised, lahutamised, korrutamised, jagamised, õige keelsus, kirjutamine, väga tore, kuskilt maalt midagi ajalugu, geograafia, bioloogia, füüsika, matemaatika, kehaline kasvatus, kehakultuur, väga hea, õige, füüsiline liikumine, ja, et ega ma ei võtaks otseselt ära mingid aineid. Küsimus on selles, et seal oleks vaja rohkem sellest hingelisest poolest rääkida ja tuua rohkem elulisi näiteid ja tuua need teadmised rohkem kohale sellises kontekstis, et sellel teadmistel, mis me anname lastele, et leiaks praktilist kasutatavust. See on selle asja eesmärk. Ja üldse kooliprogrammis suhtumiste vastutuste teemad, et kuidas olla parem inimene, ka väljaspool ruume. Ma võin talle ju, mul võib olla ju seal tunnis mingisugune matemaatikas 5, aga kui tal vahetunnis läheb ja sõidab sisse endast nooremale kuskil, hakkab ta ka seal jaurama ja maurama või üldse, ma ei tea, läheb WC-sse mingisuguse jamaga tegelema. Mitte mingit kasu ei ole sellest 5 seal matemaatikas, mitte mingit kasu ei ole sellest 5 seal eesti keeles, inglise keeles, füüsikas või see, et ta on kuldpea. Kui sa oled lihtsalt heade hinnetega, aga arvad, et sul on õigus nii-öelda teisi kiusata või olla lihtsalt ülbe või nahaal ja kuskil niisama ringi lollitada peale kooli, siis sa nullid ära seal. Sa nullid ära, et su hinnetel ei ole mitte mingit väärtust.
Sellepärast, et sinu suhtumised ja käitumised on alla igasuguse arvestused. Ja siis on õpilane, kes võib-olla näiteks on 2-3-line, aga tal on suhtumised vastutused paigas. Ma küsin siis, kumb rohkem maailma väärtust loob? Minu jaoks on nad võrreldamatud. Ei saa isegi võrrelda neid. Persoon hakkab meil arenema. Ma ütleks niimoodi, et mida kiiremini ta leiab selle oma tõelise asja, millega tahab tegeleda. Näiteks on see kas või sport. Tahab ta olla näiteks jalgpallur, tahab ta olla korvpallur, tahab ta olla hea ujuja, tahab ta olla keegi hea võimleja või mingis alas hea. Tal on mingi eesmärk, tal on mingi siht. Siis see on kindlasti koht, mis aitab tema tõsta seda eneseväärikust. Mina olin 6-7 aastast jalgpallur ja tegin seda väga hästi noorena ja olin edukas ja noortes mitmekordne Eesti meister ja ma olingi nagu hingelt võitja. Ja see enesekindlus oli näha ka koolis. Et minust peeti väga lugu. See, et ma sain üldse oma gümnaasiumis jätkata, põhikoolis sain gümnaasiumisse, oli tänu sellele, et mind rääkis ära minu kehalise kasvatuse õpetaja, rääkis minu kooli direktori ära. Ütles niimoodi, et Andero, olgu tal hinded, mis tal on, aga tema siit koolist ei lahku, sest meil on teda vaja jalgpallis kooli meeskonna jaoks ja kõigest, et tema siit ära ei lähe mitte kuhugi. Ja tegi direktori lihtsalt selgeks asja. Ja nii ongi. Sa oled mingis alal hea ja sa lood sellega mingit väärtust sinna. Ja inimestel on erinevad asjad, milles nad on head. Ja kui sa leiad selle ala ülesse, siis sa oledki kõikides situatsioonides, olukordades, oledki enesekindel ja eneseväärikas, siis sa tead, kes sa oled ja sa tead, mida sa teed. Ja sul ei ole vahet, mida keegi kuskil ütleb, räägib või arvab. Ja see jutt, mis ma siin räägin, see ei ole selleks, et teid hirmuda. See on selleks, et rääkida nii, nagu ta on. See on reaalsus. See on reaalsus. Me võime siin palvetada, mõelda positiivselt, me võime öelda, et me ei taha negatiivset, ärme räägi negatiivset asjadest, see on nii paha. Ärme räägi siis, aga need on numbrid, see on reaalsus. Ja kui me reaalsusele otsa ei vaata, kui tõsised need asjad tegelikult on, siis me elamegi illusioonis, olemegi need naiivsed tarbijad, need lambarahvas sinna. Teeme nii, nagu kästakse. Ja mitte midagi ei muutu. Mitte midagi ei muutu. Aga on teatud asjad, mis tuleb ära rääkida. Ehk siis, meil oli juba siin juttu meeltekontrolli programmidest ja nüüd ongi siis subliminaalide lugemine ja teadlikuks vaatlejaks saamine, ohtude ennetamine. Kas te nüüd siis seda juba teate või ei tea, aga meie maailm on ümbritsetud kirjeldamatu kogus subliminaalidega. Ja subliminaalid on kahemõttelised pildid. Kahemõttelised pildid. Mis tähendab kahemõtteline pild? See tähendab seda, et meile kuvatakse ette üks pilt, aga seal taga on hoopis teine mõte. Nüüd sina teadliku meelega ei pea isegi teadma, mis on see tagamõte, aga alateadus on selline huvitav loomisorgan, mis teab seda. Ja ta võtab selle signaali vastu ja väga täpse signaali võtab vastu. Ja need, kes loovad subliminaale, nad on ju teadusest absoluutselt 100% teadlikult. Ja kuidas nad on teadlikud? Sest nad on läbi MK Ultra, läbi tohutu hulga inimkatsetuste, seda läbi maa-aluste uuringute, kümneid, kui mitte 100 aastaid eelnevalt ette valmistanud. See ei käi niimoodi, et subliminaal, et kõik on virvarr kuskil poodides, vässides või firmaloodes täis on ju, et see on lihtsalt niisugune juhuslik nõks. Ei. On teatud tasandil organisatsioone, kes süstemaatiliselt, teadlikult, tahtlikult on loonud sublimaalse logo. Aga siin tuleb aru saada, et enamus sublimaalsed logod, mida te siis üle maailma kuskil näete, on juba tehtud läbi alateadlik impulssid ja see tähendab seda, et ma olen juba nii programmeeritud, et ma olen võtnud programmi sealt, mis on loodud teadlikult.
toon selle oma alateadvusesse ja nüüd jätkan selle programmi loomist edasi alateadlikult, ilma et ma teadlikult seda teaks. Ja nüüd ongi siis see, et paljud inimesed küsivad, et kõik need igasugused logod ja igasugused sümbolid ja märgid on, et kas siis kõik need inimesed ja kõik need ettevõtjad ja kas kõik nad teavad siis teadlikult nende tähendusest ja on osa siis nii-öelda sellest maailma eliidist, illuminaadist või pommiürlusest. Vastus on loomulikult ei ole. Küll aga, nagu ma mainisin, on programm juba ette suurtemate poolt loodud, et väiksemad kopeeriksid neid programme edasi. Ja see on selle asja mõte. Ja noored on eriti vastuvõtlikud igasugustele programmidele, sest nende see nii-öelda isiksus alles areneb ja kasvab välja ja nende ajutegevus ei ole veel loonud teatud sünaptilisi ühendusi, teatud neuroloogilisi ühendusi, aga kui sünaptilised ühendused saavad loodud, näiteks oletame, et kui ma vaatlen mingit mind-programmi või mingit pilti või sümbolit ja see sünaptiline ühendus sai loodud, siis minu alateadvus juba oskab mulle anda impulsse, käske, mida ma edaspidises elus teatud olukordades, kuidas ma pean tegutsema, käituma või mida ma pean tegema. Ja oletame, et nüüd olen 18-aastane, aga esimene alateadlik mind-programmi sünaptiline ühendus toimus 12-aastaselt, siis tähendab seda, et tänu sellele, et ma kuskil vaatlesin või kuulasin midagi 12-aastaselt, mõjutab seda, mida ma 18-aastaselt teen. Mida ma isegi 20, 30, isegi 50-aastaselt teen, mõjutab seda, mis 12-aastaselt sai kokku pandud. Alateadvusel ei ole aja kontseptsiooniga mingit pistmist. Alateadvus on 100 aastat minevikus, 100 aastat tulevikus, absoluutselt kõikides aegades korraga. Ta on infoväli, mis töötleb infot ja nüüd läbi impulsside edastab sinu teadlikule meelele tegevust. Ja nüüd sina siis teed. Aga point on lihtsalt selles, et mingil hetkel sa ei tea, et sa tegelikult ei tee seda teadlikult. Ja enam jaolt me ei tea, et me ei tee seda teadlikult. Nii et selles mõttes on ta selline tohutult kompleksne, võiks öelda isegi kirjeldamatu teadus on selle taga, mis toimub meie meelte tasandil ja kogu selle alateadvuse loomise programmi taga. Aga alateadvust saab nii-öelda programmeerida ka heade asjadega, ka positiivsete ja loomisvõimet arendavate, kasvatavate nii-öelda programmijuppidega, et me sisestame endale, kas need on afirmeerivad ja hoiame oma alateadvust ja teadlikku fookust ja kõike seda ja just ka fookust, kuhu me suuname fookuse, see on ka ju oluline. Fookus on ka see, mis annab üldse alateadvusele selle mootori. Alateadvuse mootor on ju fookus. Kui ma ei fokusseeri ennast mingite asjade vaatlemisele, siis alateadvus ei oska seda luua. Alateadvus peab selleks, et alateadvus saaks luua, alateadvus peab aru saama, mida tuleb luua. Aga meie teadliku meelega ei pane talle seda aru saama. Arusaam tekib nii-öelda fookuse kaudu ja nüüd fookus töötleb läbi silmade läätse, viskab ajusse neid infokillukesi ja nüüd seal toimub siis see protsessimine, töötlemine, kuni lõpuks ta annab selle siis teadlike impulssidega teadlikule tegevusele, et me füüsiliselt käte jalgadega hakkame midagi siis tegema. Nii et nagu inglise keeles öeldakse, where the focus goes, the energy flows. Nüüd avatud ja teadliku meelega inimene on teadlikult kriitiline. Ja teadlikult kriitiline meel tähendab seda, et kui ma saan midagi teada, siis ma kontrollin läbi oma intuitsiooni ja läbi oma meele selle teadmise üle. Sest see teadmine ei pruugi olla absoluut. Ta ei pruugi olla täielik tõde. Ta võib olla moonutatud tõde, ta võib olla tõe varjund, ta võib olla tõe tera, aga ta ei pruugi olla tervikpilt. Ja nüüd ongi oluline meil äratada üles, mis on inimkonnal eriti magavas olekus, on kriitiline mõtlemine ja kriitiline mõtlemine, oi, kui palju seda on vaja. Eriti kui me suuname pilgu nii-öelda
välispidisesse meediasse, mida meile kuvatakse mingite sündmuste najal, mis üle maailma siis kas vastavalt toimub. Seal on vaja ikkagi väga tõsiselt säilitada iseseisev mõtlemine, kriitiline analüüsiv, detektiivne mõtlemine. Ja näed, siin ongi järgmine punkt, analüüsiv mõtlemine. Analüüsiv mõtlemine tähendab seda, et ma hakkan looma erinevatele pusletükkidele ühendusi. Ma hakkan analüüsima. Ahah, see juhtus seal nii. Seda räägiti seal nii. Nüüd, kuidas see olukord siin nüüd väljendub, on ju? Kuidas ma saan läbi erinevate koordinaatide nüüd luua tervikpildi? Teades ühtla pusletükki ei ole mul tervikpilti. Saades pusletükke juurde, hakkab pilt minema selgemaks. Saades veel rohkem juurde, hakkame üldse nägema, mis tervikpildi peal on. Ja nüüd lõpuks, kui kõik pusletükid on koos, siis ma sain tervikpildi tänu sellele, et mul oli analüüsiv mõtlemine. Aga me näeme kahjuks, et enamus täiskasvanutel inimestel isegi täna ei ole analüüsivat mõtlemist. Sest kui neil oleks, siis nad ei teeks teatud asju, mida nad on teinud ja nad ei mõtleks teatud asju nii, nagu nad on eluaeg mõelnud. Ja mina tänan ka teid, oli tore ja järgmiste kordani. Tšau!